tere! Täna räägin lühidalt Ameerika heliloojast Steve Reichist, minimalismi ühe kuulsaimast häälest. Reich, sündinud 1936, tuli 60ndatel ja 70ndatel aastatel ideega, et lihtne motiiv pluss selge rütm võrdub suur mõju. Talle meeldis ehitada muusikat kordusest, pikkadest harmooniatest ja väga täpsest ajastusest. Inspiratsiooni ammutas ta Aafrika trummimuusikast, gamelaanist ja džässist. Üks tema läbimurdeid oli faasimine, kus kaks identset noodimustrit liiguvad tasapisi üksteisest maha. Algus oli salvestistega, nagu näiteks It's Gonna Rain, välja lastud aastal 1965, kus ühte fraasi korratakse kahel masinal veidi erineva kiirusega. Peagi kandis Reich sama idee üle elavatele pillidele nagu klaver, lastes välja teose Piano Phase aastal 1967. Palas on kaks klaverit, mis mõlemad mängivad samu noote. Üks tõstab õrnalt tempot ja mustrid hakkavad faasist välja minema. Sünnib nii-öelda optiline illusioon, aga kõrvaga. Reichi üks tipphetki on Music for 18 Musicians, välja lastud aastal 1976, kus rütme hoitakse marakadega, harmooniad vahelduvad aeglaselt ning mustrid ringlevad klarnettide, klavpillide, vibrafoni ja häälte vahel. Reich kirjutas ka clapping music, drumming oratoriumi, different trains ning tehilim heebreakeelsetele psalmidele. Tema mõju kuuleb nii filmimuusikas, postminimalismis kui ka elektroonikas. Kui Reich õpetab midagi, siis seda, et väike muutus muusikas võib pika aja jooksul tekitada omamoodi elamuse. Aitäh kuulamast!